Mul on suur rõõm teie ees siin täna sellel õpetajate päeva üritusel ja õpetajate päeva järgsel üritusel samuti seista. Ma loodan, et teie pidu oli eile ikkagi kõva, et te tähistasite õpetajate päeva korralikult. Ja Saue valla kõik inimesed on kohale tulnud. Ma sõitsin täna läbi mitme Saue valla asula. Ma olen täna käinud nii Kernu lähedalt mööda sõitnud, Nissis käinud muide täna ja Ääsmäel samuti, et ma olen tänasel päeval Saue vallaga väga tihedalt olnud seotud. Ma ei olnud väga hea õpilane koolis, ma pean teile tunnistama. Ma päris kaheline ei olnud, aga ma viieline ka sugugi mitte üldse ei olnud. Ja meie suurim stress, kui me saime teada, kes meie klassi juhataks keskkoolist tuli, oli see, et tema nimi Tea Lang, õpetaja Tea Ingrid Lang oli kooli kõige karmim õpetaja. Kõik kartsid ja ma ütlesin, meie keskkooli aeg on nüüd rikutud. Et sellist jama me ei oleks endale mitte mingil juhul kaela tahtnud. See tähendas tegelikult seda, et ma hakkasin tema suurepärast huumorimeelt, aga ka väga rangest oli emakeele keelesõpetaja niimoodi armastama, et me käisime tema sünnipäeval temal külas kuni tema surmani välja, ta suri umbes 10 aastat tagasi ja mina lõpetasin keskkooli 87. aastal, kuigi ma pole nii vanagi, aga ma lõpetasin väga nooret, selle nagu saate aru. Et ta oli üks armastatumaid persoone meie elus ja mängis meie hulgas väga suurt rolli ka siis, kui meil enam ammu õpetaja ja õpilase suhet ei olnud, kuigi see õpetaja ja õpilase suhe tegelikult minu arvates säilib igavesti. Me teietasime teda kuni elu lõpuni. Elukestev õppe, ma läksin saksa keelt õppima, ma õpin 3 aastat juba taas saksa keelt ja see ei ole lihtne. Mul on iga kord väga halb tuju, õpetaja saadab mulle harjutused, ta saadab mulle teisipäeval tund, see on suubitund, ta ise elab Saksamaal ja saadab mulle väga palju harjutusi ja tuju on väga halb. Eriti halb on tuju siis, kui ma need harjutused pean ette võtma ja need tegema hakkama ja need ei ole lihtsad. Ma ütlen, need päriselt ei ole lihtsad. Aga teate, kui hea tuju on pärast seda, kui ma olen need harjutused ära teinud ja ma pusin nendega ikka tund-poolteist muide iga kord. Kui hea tuju on pärast seda, kui see tund on tehtud ja ma olen suutnud mõne uue saksakeele sõna öelda, et see õpetaja ja õppimise protsess ei ole kerge ja ei ole meeldiv, kuid samas on kerge ja meeldiv. Mul on hea meel, et te täna kõik olete siia kogunenud. Saue vald on teinud alati õpetajate päevast meeldiva, piduliku ja suure ürituse, kui paar aastat tagasi toimus see siis vastavatult Saue riigigümnaasiumid ja gümnaasiumis ja eelmisel aastal siis Mubas, siis täna toimub sellises tähendusväärses kohas. Ilmselt ei ole olnud siin, eks ju, Saue valla inimesed, kus te teate, see on Tallinna välja. Klaassaal, kus me täna siin oleme. Aga meie õhtu tuleb siin loodetavasti meeldiv, loomulikult ja täis üllatusi, aga missuguseid, seda ma loomulikult teile ei ütle, sellepärast, et muidu need ei oleks enam üllatus, et teie ees astuvad üles siin sellised esinejad, keda te siis kohe varsti ka laval näete. Aga enne seda on pidulike nägudega siin teie või meie hulgas ka loomulikult Saue vallavanem härra Andres Laiski ja Saue valla volikogu esimees Harri Pajund ja nemad palungi avasõnadaks siia lavale. Olge head, laval teid! Nii, armsad õpetajad, kuigi meid vastupidises järjekorras tutvustati, aga ma lihtsalt selle pagunite suurusele ronisin esimesena siia üles. Tõepoolest, Marko tegi siin selle sissejuhatuse ja ta oleks nagu pisut minu seda teksti ette lugenud, mul on midagi sinna kanti ka seal juttu. Aga mis siis? Kui Arno isaga, see Oskar Lutsu kevade sissejuhatav lause on mällu sööbinud kõikidele seda teost lugenud inimestele. Sageli vajume oma kooliaja meenutustesse, kui sirvime oma fotoalbumeid, kui muidugi need veel meie kaasaegsetes kodused üldse on. Vesteldes oma laste või lastelastega kooliteemadel
või kohtudes, helistades oma koolivendadele, kooliõdedele. Mind tabas taoline meenutuste voog pisut üle 6 aja tagasi, kui lähenes oma kooli 100. aastapäev. Olin selle kooli 50. lend. Kohtudes koolis kokkutulekul oma endiste klassikaaslastega, kaldus jutt ikka ja jälle õpetajatele, kes millegi poolest olid mällu sööbinud. Meenus mullegi minu esimene klassijuhataja, kes juba esmakohtumisel tundus mulle väga-väga vana. Polnud harvad juhtumid, kui ta kevadiselt soojas klassiruumis õpilaste vastamist kuulates tukastama jäi. Aga sellegi poolest said kõik tähed ja numbrid selgeks. Hiljuti sattus mu kätte minu oma koolitunnistused esimesest kuni lõpuklassini. Ilmselt olid vanemad nad alles hoidnud. Peab tunnistama, et minu kooli algusaastate omase päris Arno tunnistusega ei sarnanenud, sest domineerivaks oli tugev 3. Ilmselt aitas nendele tugevatele 3-dele tublisti kaasa piisav kogus kahtesi ja märkuseid. Nii õpilaspäeviks sai otse juba päris mitu nädalat enne kooliaasta lõppu. Taibukamad saavad ilmselt juba ise aru, mis põhjusel see päev nõudmiseks sai. Muidugi päädis see sellega, et kadus isu kooli minna ja tundus parema ideena pigem hoppi teha. Kuid vaatamata klassijuhataja vanusele võttis ta ette koduvisiidi, et selgitada välja puudumise põhjus. Õnneks lõppes see klassijuhataja mure mulle ilma urvaplaastrita minu vanemate poolt ning lubadusega enam mitte nii teha. Ning tundub, et sellest õppetunnist, mis on muidugi jutumarkides, piisas. Hilisematest klassiastmetest on meelde jäänud ja keda kokkutulekul meenutati just eripalgelised õpetajad. Geograafiaõpetaja, kellele meeldis maakaardi ees pika kaardikepiga vehkida ning aeg-ajalt viimasega tukkuma kippuva õpilase äratuseks vastu pinki lüüa. Või kirjandusõpetaja, kes kirjanduse vastu huvi äratamiseks tunni lõpus preemiana jutustas lõike põnevatest kriminullidest, mis jäid pooleli alati kõige põnevamas kohas, et jätkata järgmises tunnis. Või füüsikaõpetaja, kes väga ebapedagoogiliselt vahetevahel vahetunnis koos poistega staadioni taganurgas suitsu tegi ning vastamisega kimpus olevaid tütarlapsi naispunapartisanideks kutsus. Aga oma ainet ta tundis, sest füüsika vähemalt minule meeldis. Või vene keele õpetaja, kes oli nii õrn ja ilus, et pani isegi poisid Puškini luuletusi pähe õppima. Ja nii edasi, nii edasi. Nii mõnigi asi eeltoodust ei sobi tänasesse kooli, kuid jättis oma jälje oma õpilaste mällu. Armsad õpetajad, selline oli minu koolipõev. Ka minul on olnud võimalus lühiajaliselt proovida pedagoogi ametit. Tunnistan ausalt, ega see lihtne ei olnud. Andsin asendusõpetajana töö kõrvalt joonestustundi Saue kooli gümnaasiumi astmes. Ja pean tunnistama, et tunni ettevalmistamine võttis aega 2-3 korda rohkem, kui tund ise kestis, rääkimata tööde ülevaatamisest ja hindamisest. Kahjuks ei saa me mööda ka maailmas toimumast. Paljudele õpetajale on lisakoormust toonud sõda Ukrainas ning Eestisse saabunud sõjapõgenikud. Nendest enamus on siia saabunud koos alaealiste lastega, kellel jäid pooleli koolitee või lasteaed. Oleme ääretult tänulikud õpetajatele, kes lisaks aineõpetusele tegelevad ka keeleõppega nendele lastele. Kahjuks puudub mul minu mälusalvest lõik lasteaiast, sellepärast et lasteaias ma pole käinud.
Küll aga on seda teinud minu lapsed ning lapselapsed. Tänagi on veel 2 lapselast käimas lasteaias ning saamas neid õpetusi, mis selles eas kohane. Olen alati suure tänutundega vastu võtnud kutset lasteaedades toimuvatele üritustele ja uskuge mind, ei ole lihtne täiskasvanuna viia end lastele mõistetavasse maailma. Sügav kummardus lasteaedade õpetajatele, kes igapäevaselt teevad seda tööd. Loodan südamest, et iga täna siin viibivatel õpetajatel ning ka nendel, kes täna siia tulla ei saanud, jätkuks samasugust sarmi ja tahet teha seda tööd nii, et ka teie õpilased meenutaksid kokku saades teid. Olgu see siis teie huumorimeel, hoolivus, taitlikkus ning isegi rangus. Igaühest teist võiks varjul olla ka õpetaja Laur. Ja mis on väga oluline, ajaga kaasas käimine. Palju õnne teile, kallid õpetajad, ja jätkuvat ilusat kooliaastat! Tere! Veel kord kõigile armsad Saue valla inimesed ja õpetajad. Tere lasteaedade õpetajad, koolijuhid, kooliõpetajad, tugipedagoogid, inimesed postide tagant ja postide eest. Erakordselt suur hea meel on taas teid siin õpetajate päeva puhul tervitada. Selles Eesti rahva jaoks väga sümboolses kohas. Õpetajaks olemine on talletunud meie geenides, meie rahvusliku iseseisvuse juurtes ja kultuuriloo tüvitekstides. Tõdesid nii president kui haridusminister eilsel haridustöötajate tunnustamise galal. Üksmeelselt. On hea meel tõdeda, et Saue valla traditsioon õpetajate päeva tähistada on samuti juured alla saanud. Selle suurim väärtus minu jaoks on eelkõige see, et kõik meie valla haridustöötajad saavad seda tähistada koos. Saavad vaadata üksteisele otsa ja küsida, kuidas läheb. Paljudega teist oleme Saue valla hariduselu kujundanud juba aastaid. Ja uskuge mind, see on olnud minu jaoks väga suur privileeg. Aga ka need, kes täna või hiljuti meiega on liitunud, on tervitatud ja oodatud meie haridusperre. Hariduse tõeline väärtus peitub selle võimes muuta elusid, mitte ainult edastada teadmisi. Ma ei mäleta, kes nii ütles, mina seda ilmselt välja mõelnud ei ole ja vahet polegi. Õpetajatena me pea iga päev anname edasi kellegi teise välja öeldud ja mõeldud tarkusi. See on loomulik evolutsioon, võtame senise teadmise, rikastame seda oma selgituste ja arusaamadega ning loome sellega õpilaste jaoks uue teadmise, avame uue maailma. On tõsiasi, millega ma ei ütle midagi uut, et mitte kunagi ja mitte keegi ei suuda kõiki maailma teadmisi endale meelde jätta. Seetõttu tuleb meil eelkõige õppida õppima, õppida otsima, õppida seoseid nägema. Õppida kogema, et õppimisprotsess annab meile midagi positiivset ja väärtuslikku. Et me saame oma pingutuse eest õiglast tasu. Uut on ehk mõttes, et tasuks ei ole mitte hinded. Hinded on mõõdupuu. Tasuks on eelkõige suurem äratundmine, et ma võin, ma saan, ma suudan ja ma oskan. Kui inimene muutub osaks teadmistest, et nendega koos lendu tõusta, siis see on eriline tunne.
Teadmine oma teadmiste suurusest, nende kõikvõimsusest, see on tunne, mis tuleb meil noorteni viia. Tõepoolest kaasneb õpetaja ametiga midagi erilist. Aga ei saa unustada, et võimes ja võimaluses muuta elusid peitub ka võimalus elusid ära rikkuda. See teadmine on erakordselt suur vastutus. Arstidelt ja õpetajatelt nõutakse imesid, aga kui imed juhtuvad, siis keegi ei imesta. See on tsitaat, mida ma lugesin ühe meie kooli Facebooki postitusest. Kui panna kokku võime muuta inimeste elusid ja samas teha imesid, kas pole siis õpetajal omamoodi üleloomulik staatus? Haridussüsteem ehitab vundamenti meie tulevikule, puust ja peenete nikerdustega vundamenti. Miks puust on pikem jutt, aga mulle tundub, et ükskõik kui tugeva vundamendi me rajame, jääb ta ikka keskkonnamõjudele avatuks ja puit on just see materjal, mis selles osas tundlik on. Aga seda suudab teha ainult osav puustsepp. Kui tulemus on väljapaistev, siis ei ole see tegelikult ime. See on kogemuste, oskuste, teadmiste ja materjali tundmise tulemus. Puustsepp ise aga, kelle käe alt sünnivad need imelised vigurid, on ja jääb lihtsaks tagasihoidlikuks inimeseks, kes elab oma argist elu. Ta on puustsepp. Me oleme harjunud, et imede peale ei imestata. Kurvem on aga lugu, et imede sündimata jäämist märgatakse küll. Peame üheskoos seisma arusaama eest, et haridussüsteem annab endast parima, aga töö on siiski tellija materjalist. Reis on avastamine ja inimene selle eesmärk, on kirjutatud Lennart Märi tsitaat Tallinna lennujaama seinal. Kas võiks seda mõtet parafraseerida? Õppimine on reis ja õpilane on selle eesmärk. Või õppimine on avastamine ja õpilane selle eesmärk. Nii või teisiti on selle keskmese õpilane ja hariduste omandamine midagi põnevat, mängulist, uudishimu tekitavat ja üllatusi täis. Õpetajatena oleme me selles retkes giidid, tegevusjuhendajad, kõike teadvad kultuurihuvilised, piloodid, vagunisaatjad, piletimüüjad, reisiplaneerijad ja reisilt kojugi ootajad. Me saame planeerida aja, raja ja sihi, aga pardale peab ikkagi astuma õpilane ise, sest õpetajana oleme me õpetajad. Kolm õpetajat korraga said kooli ja ühtemoodi avanes neil klassiuks, et anda tundi. Jäi ühes ruumis vaikselt sõnatuks, kuid teises õpetaja tundi sundis ja kolmandas ei kuulanudki keegi, millest jutt. See oli esimene tund, mis õpetajale anda ja samas ise sellest saada õpetust, mis võtta sellest hetkest enda kanda, kes teine süüdi, keda üles anda ja kuidas ülesandeid nõnda anda, et koolitund ei muutuks lõputuks. Kõik kolm on tänaseni koolitunnis, et ise õppida ja õpetada, kelle annet rohkem leiab kohe keele, et õpilaste vastumeelsus lõpetada, kes tõstis häält, sai ise kohe aru, et pikalt reisides on hääl tal peagi kähe ja see ei lähe ning hakkas otsima, kust leida üles õpilust. Kes tunnist kuulamata jäi, läks omis mõtteis koju ja küsis endalt, kas on õpetada tema tee või rada mõni teine. Ta teisel korral valis teise tee ja küsis, kuulas, õppis, mõtles tunnis kaasa ja tänaseks on restoranis tema valmistada maitsev õhtuveine. Sel lool ei ole üht moraali, ei ole peidus kõigis õpetajad meis, ei pea. Kuid need, kes sellel põllul samme teinud ja vilju näinud, on küpselt põllult saanud tunda tänutunde tuult.
ja nõnda minagi teid tänan südamest ja soovin ikka südant suurt. Arvo Pärt on ütelnud, iga lüli peab hingama. Armastada kõiki helisid võrdselt. See ongi muusika. Aitäh, kallid õpetajad, lasteaedades, koolides, muusikakoolis, tugitöötajad, haridusjuhid ja kõik haridusinimesed meie ümber ja hulgas. Nii tänasel päeval kui ka järgnev päev. Aitäh, et te olemas olete. Te olete Saue valla au, uhkus ja südametunnistus kõige paremas mõttes. Te olete lülid meie selgroos, teie olete meie muusika. Elagu Saue valla haridustöötajad, elagu Saue vald, head õpetajate päeva! Aitäh Andres Laiski, aitäh Harri Pajundi, aga mitte ainult Saue vallast ei ole meil täna inimesi laual, vaid enne kui me jagame tunnustusi, milleks me siia kogunenud oleme, on meil ka mõned väikesed üllatuslikud vahepalad, nagu te teaksite. Ja järgmine esineja ongi teie ees, aga tema laulab meile, kohe saate teada, kes ta on. Tere! Mul on ääretult hea meel täna siin olla ja mina ei tea, minu arust see õpetajate päev algas juba reedel, kui oma lapsel oli koolis õpetajate päev ja eile viisin oma emale oma lastega koos Lilli, tema on ka praegu lasteaias õpetaja, nii et ja Peeter Põder, tema abikaasa on õpetaja ja Peeter on ise õpetanud kui paljusid lapsi pilli mängima, on ju? No võt, nii et ma võin muidugi ühe huumori jutu rääkida. Siin paar aastat tagasi ma ütlesin Parmasele, et tead, et õpetajatest on puudus, et äkki ma õpiks ka õpetajaks. Pikk paus. No jah, ei tea, kui kriminaalseks see asi läheb. 2 nädalat läks mööda, olin lasteaias, andsin tunde. Kõik olid vaikselt, keegi ei karjunud. Minu tunnid olid kõige vaiksemad, sest vaata, pilk ütles kõik. Keegi ei julgenud midagi teha. Aga kõik armastasid mind, kõige hullem poiss, kes alati tundi segas. Kui ma ütlesin talle, et kui sa vaikseks ei jää, siis ma lähen ära. Ära mine, ma armastan sind. Aga järgmine lugu, tutvumiskuulutus. Teeme uuesti, oota, stopp, korraks. Järgmine lugu, tutvumiskuulutus. Õiges mõõdus ja kaasa püsib normid peal. Mul pole päeva mingit näidust,
jah, ega ta väga pikk ei peagi olema, sest vaata, kui mina võtaksin näiteks kontsad alt ära, siis ma oleksin täitsa väga pikk. Ja näiteks sügisel ta võiks käia minuga metsas korjata seeni. Ta võib olla pidada täiesti õpetaja ametit, see sobiks hästi. Või ta võiks osata hapendada turke. Siin helimees ütles ka, et ega tegemist ei ole just akustilises mõttes kõige ideaalsema paigaga. Ja ütlesin talle selle peale heliproovis, et ma tean, ma olen vaimselt selleks ette valmistanud, aga ilmselt vaata, mõtlesin üle. Eilsed varjud, järgmine lugu. Mind justkui vangis on hoidnud need eilsed varjud mu sees. Ma sinna kinni vist jäänud ja käinud segasel teel. Küll tõuseb päike ja saab uus päev küll elu värvides taas. Ma näen, sest on saabunud aeg loota, kuulan südame häält ja ei oota. Mind ei heiduta mu eilne varjude hääl, kuid tean ja näen neid viimast taas elus annan ja tean, see päev on nüüd käes. Ma tean, ma näen, ma usaldan, kui tuli lintuhas kevad lillumest. Hing ärkab täis ootust mul hällistunest, taas elus annan ja tean, see päev on nüüd käes. Ma tean, ma näen, ma usaldan, kuidas võiks varjud mind leidma ja loojub päike mu sees. Kui hakkan ennast just peitma, siis tean, et käinud see teel. Küll tõuseb päike ja saab uus päev küll elu värvides taas. Ma näen, sest on saabunud aeg loota, kuulan südame häält ja ei oota. Mind ei heiduta mu eilne varjude hääl, kuid tean ja näen neid viimast taas elus andan. Tean, see päev on nüüd käes. Ma tean, ma näen, ma usaldan, kui tuli lintuhas kevad lillumest. Hing ärkab täis ootus mu hällistunest, taas elus andan ja tean, see päev on nüüd käes. Ma tean, ma näen, ma usaldan, kui peaks varjud mind leidma. Ma ennast enam ei peida, kui tuli lintuhast kevad lillumest. Hing ärkab täis ootus mul hällistunest, elu usaldan, tean, see päev on nüüd käes. Mind ei heiduta mu eilne varjude hääl, kuid tean ja näen neid viimast taas elus andan. Tean, see päev on nüüd käes. Ma tean, ma näen, ma usaldan, kui tuli lintuhas kevad lillumest. Hing ärkab täis ootus mul hällistunest, elu usaldan, tean, see päev on nüüd käes. Suur tänu! Enne kui hakkame Margoga siin andma teile meeneid, tunnustust, siis üks lugu veel. Tegemist on siis selle 3 minuti looga, millega vaata, kui teised saavad Eurovisioonile kuskile Torinosse või soojale maale, 2 nädalat teevad seal proove, kohtumisõhtud, hästi tore, kõik on nii chill. Jah, siis mina sain Eurovisioonile pileti Helsingisse. Aga ei ole hullu. Täna just
just mõtlesin, et teen oma juubelikontserdiga seoses siin toredaid klippe tuntud inimestega. Marko Reikopile ka panin siis telefonikaamera ette ja ütlesin, et kuule, kas sa mäletad, kui me Eurolaulu koos nagu juhtisime? Jaa, mäletan. Siis kui ma võtsin telefoni ära, siis ta ütles, et tegelikult ei mäleta. Aga jaa, järgmine ongi siis seesama Eurolaul. Kuule, aga Vaiko Eplik oli üldse Tallinnas või? Ei või? Mäletan õigesti nii? Millal? Siis peale, kui me võitsime. Jaa. Ei, Tallinnas laulis Saleen. Nii, tal oli ikkagi välismaa käik. Ja tal oli ka ikka väljakas. Jah, aga vaata, siis ikkagi tundus nagu isegi need, kes said Rootsi või Kopenhaagenis ja see tundus ka ikkagi ägedam kui see, et sa saad Helsingisse. Ausalt. Nii, aga sellest pole midagi. Siis, kui ma seal Helsingis tutvustus sellised kontserdid olid, et iga maa läks siis linnaväljakule, sai seal ägeda lava peal siis esitada oma pala ja siis ma olin seal ja siis inimesed ikka tahtsid autogrammi ja pilti teha ja siis tuli üks mees minu juurde ja ütleb, et ma mäletan väga hästi, kuidas sa Keraval karaoket laulsid. Ma juba siis kuulus. Soomes. No nii, nüüd ta tuleb kindlasti midagi vabandab selle kohta, et ta seda Eurolaulu ei mäletanud.
Seda. Paneme mikrofoni ka tööle, muidu ma siin täitsa soolo. Seda laulu mäletas muidugi suurepärast, siiamaani hea laul, kõlab väga hästi ilus laul. Ja ükskõik millises versioonis on ju kiire või aeglane, ikka on hea. Päris hästi laulada, mis ei võitnud siis Eurovisiooni, oleks ikkagi Helsingis pidanud korralikumalt laulma, jah? Ei, ma ei tea, tead, ma olin sellel hetkel lihtsalt nii armunud, et ma ei suht nagu peaasi, et laul on hästi ja peaasi, et lõpus tuleb see musi ära. No aga sa said midagi paremat kui Eurovisiooni siht. Muidugi, absoluutselt. Kuule, missugune õpilane sa ise koolis olid, kui õpetajad sind vaatavad, kas sa olid nagu õpetajate hirm või olid selline sunnise leebe tütarlaps kooli ajal? Mina olin selline, et kui oli vaja minna matemaatika olümpiaadile, siis kes läheb Kerli Padar, kes tantsib Kerli Padar, kes loeb luletust Kerli Padar, kes läheb õhtut juhtuma Kerli Padar, kes läheb televiisorisse kooli TV-sse ka Kerli Padar. Et mina olin selles mõttes õpetajatele lemmik, et ükskõik, isegi kui matemaatikat ei osanud, aga olümpiaadile kedagi pidi saatma, siis ma olin ikka nõus. Sest mina ei ole kunagi see inimene, kes läheb võitma. Mina lähen alati osalema, see ongi minu pluss, mulle meeldib. Aga mina tahtsin küsida, et näiteks, mis sinul koolis oli kõige lemmikum toit? Jeesus, sellise küsimuse küsid või? Meil oli päris hästi saime süüa koolis, ma ei mäleta, et see midagi halba oleks olnud. Meil oli kõik, ma ei ole suur vingu ja toidu üle, nagu sa tead, kui sa maduussi ja haisema läinud tai vesilutikat sööd, siis sa sobib kõik, ma ütleks. Ja minul meeldis piimakissell, kakaokissell, karamellikissell. Neid kõike sõima ka? Ja, mina sõin mitu portsu, seda on siiamaani näha. Aga head Saue valla inimesed ja õpetajad, haridustöötajad, meil on siis veel pidulik hetk käes, et me palume siia ka vallajuhid neid tunnustusi teile edasi andma ja rõhutame siis seda, et neid ei ole siis vallajuhid välja mõelnud, neid kellele neid auhindu tänasel päeval anda, vaid need on siis teie kolleegide, lastevanemate kui ka õpetajate poolt valitud. Nii et me jätkame või alustame nendega, et olge siis head, kui me kellegi nime ütleme, palun tulge rõõmsalt lavale ja muide, siin on ka trepp, siit saate ilusti üles ja siin ka teise pool treppu. Kas oli sealpool ka trepp? Ei, sealpool ei ole treppi. Ja kõigepealt ma palume lavale Kai Kleini, kes on Ääsmäe põhikooli õpetaja. Kai on lood ja maapäevne õpetaja, ta on oma ainete tõeline entusiast, ta tõi Ääsmäe kooli füüsika õpikoja, mis on õpilaste seas väga populaarne, avaldades õpilaste silmaringi, suurendades nende teadmisi ja lisaks on Kai pühendunud keskkonnahoiu ja säästlikkuse teemadele. Teie ees Kai Klein. Aitäh Ääsmäe põhikooli õpetaja Kai Klein entusiastliku reaalainete õppe edendamise eest. Järgmisena kutsume lavale Kadri Mölder. Tema on Kernu põhikooli ja lasteaia logopeed. Kadri on väga pühendunud ja teeb südamega oma tööd. Kõik R-id ja S-id saavad selgeks juba lasteaia noorematel lastel ning KPT ei lähe sassi enam kooliõpilastel. Täname sind, Kernu põhikooli ja lasteaia logopeed Kadri Mölder lasteaia vanemate toetamise eest. Ja meie järgmine preemia saaja on Andres Elmik. Andres on Missi põhikooli õpetaja, on Missi koolis liikuma innustav õpetaja, kirglik, sportlike ettevõtmiste eestvedaja ja tema ergutusel toimuvad igakuised liikumisväljakutsed, ta on algatanud ka Nissi kooli olümpiamängud. Andres kuulub ka kooli arenguprogrammi meeskonda ja osaleb seeläbi aktiivselt kooli aretustöös. Nissi põhikooli õpetaja Andres Elmik innustava ja kirgliku sportliku liikumise eestvedamise eest.
tunnustuse on välja teeninud ka Eve-Mai Oruste. Saue lasteaia Midrimaa õpetaja. Eve-Mai on töötanud Midrimaal nii kaua, et teda võib kutsuda juba lasteaia ajalooliseks mäluks. Tema poolne algatus teha koos lapsevanematega paar korda aastas ühiseid pudrusöömise hommikuid on saanud palju heakskiitu nii kolleegide kui ka vanemate seas. Täname siin Saue lasteaia Midrimaa õpetaja Eve-Mai Oruste pikaaegse laste ja vanemate toetamise eest. Ja meie järgmine auhinnasaaja on Merit Iisrael. Saue lasteaia Midrimaa õpetaja, kelle rühmalapsed on meistrid lauamängudes ja mängimises. Tal on imeline oskus tekitada laste suvi mängimise vastu juba alates 3-aastaste rühmast. Tema suur kirg on rahvatants ja armastus rahvatantsu vastu juba aastaid ka Midrimaa lastele ja töötajatele edasi andnud. Saue lasteaia Midrimaa õpetaja Merit Iisrael mitmekülgse lapsi arendava õppemetoodika edendamise eest. Viivika Kirss, Saue Kotka lasteaia erirühma õpetaja. Kotka lasteaia meeskonnaliikmed on öelnud, et Viivika on pühendunud, uuendusmeelne, sõbralik ja abivalmis õpetaja, kes on orienteeritud lahendustele. Viivika on südamega panustanud laste õpikeskkonna arendamisse. Eelmisel aastal võttis ta arendusrühmas edukalt kasutusele PCS piltide süsteemi, vist oli selline sõna, mis toetab kõnetute laste kommunikatsioonioskusi. Viivikal on iga lapse jaoks aega, tema rühma lapsed on õnnega koos, et neil on selline õpetaja. Täname sind, Viivika Kirss, laste õpikeskkonna arendamise eest. Ja järgmine laureaat on Anu Parts. Saue kooli erapedagoog, kes oli nomineeritud eile ka õpetajate päeva gala. Anu Parts on meie tugi ja abiga mitmeid aastaid, leiab lapsest peituvad ressursid üles ning leiab positiivsed lahendused raskuste ületamiseks. On korraldanud nii õpetajatel kui ka lastevanematele koolitusi HEP-õpilaste toetamise teema. Ja nominatsiooni eest on Eri Lillekipp. Aitäh Saue kooli eripedagoog Anu Parts laste ja vanemate toetamise eest. Sirje Raagmets, Saue kooli klassiõpetaja. Sirje klassis õpivad väga erilised õpilased ja igaühe jaoks leiab ta sobivad õppemeetodid. Õpetaja Sirje käib maailmas ringi lahtiste silmade ja avatud südamega ning katsetab ja võtab igapäevasesse kasutusse mitmeid erinevaid õpetamistehnikaid, mida on oma reisidel näinud ja kogenud. Väga oluliseks peab õpetaja Sirje lugemisoskuse arendamist ning rakendab oma töös lugemispesa projektis oluliseks peetud meetodeid. Täname sind, Saue kooli klassiõpetaja Sirje Raagmets, lastesse energia ja positiivsuse süstimise eest. Järgmine auhinnasaaja on Eliko Tippi. Muudmoodi lasteaia õpetaja ja ka Eliko oli nomineeritud eile õpetajate päeva galal. Eliko on innovaatiline mentorõpetaja, kes koostöös laste, lapsevanemate ja kolleegidega kujundab läbi projektiõppe igapäevast õppe ja kasvukeskkonnast kõigi jaoks põneva seikluse. Ta suhtleb lastega võrdse partnerina laste tasandil. Eliko valiti haridusministeeriumi galal lasteaiaõpetaja kategoorias 3 parima hulka ka vabariigi tasemel, nagu öeldud, sellest Eri Lillekipp. Aitäh Eliko Tippi lastele eeskujuks olemise eest. Järgmine tunnustuse saaja on Ulvi Kanter, Saue muusikakooli õpetaja. Ulvi Kanter töötab Saue muusikakoolis õpetajana alates kooli avamiste päevast. Pika tööstaaži jooksul on ta juhendanud paljusid Saue noori
kellest tänaseks on sirgunud tunnustatud noored muusikud ja pedagoogid. Ulvi viib läbi kõik Saue muusikakooli sisseastumiskonsultatsioonid, vastuvõtukatsed ja aitab rahvusvahelise noorte rütmimuusikafestivali Visioon korraldamisel. Täname sind Saue muusikakooli õpetaja Ulvi Kanter Saue valla noorte muusikalise arendamise eest. Järgmine preemiasaaja on Anne Sume, Pääsme lasteaiaõpetaja. Anne rahulikud ja tasakaalutust teevatamast hinnatud õpetaja, keda armastavad nii lapsed kui ka lapsevanemad. Kolleegid hindavad väga tema pühendumust ja avatud suhtlemist, abivalmidust ja sõbralikkust. Aitäh Pääsme lasteaiaõpetaja Anne Sume lastele pühendumise eest. Diana, sa tahad ka saada tunnustust selle pärast? Tunnustajad on kahjuks seljaga, seal ma jooksen külje peale. Ja, Ärge olge laval ainult seljaga. ja pöörake ikka publiku poole, nii soe ja toetav publik ja kohe on näha, et inimesed tunnustavad ja tähtsustavad kõikide kolleegide igapäevatööd, seda on nii tore näha ja kuulda. Elina Eismäel, Veskitammi lasteaiaõpetaja. Õpetaja Elina Eismäel on koostöös paarilisega olnud toetava ja innustava õpikeskkonna, kus lastele meeldib kasvada ja areneda. Sageli võib Elinat leida rühmast vabal ajal ikka nuputamas, kuidas lasteaiapäevi veelgi põnevamaks ja lapsest lähtuvamaks muuta. Lisaks suurepärasele tööpanusele suudab Elina jätkata edukalt ka ülikooli õpinguid. Elina teeb kõige magusama määratuse, mis tal on. Täname siis Veskitammi lasteaiaõpetaja Elina Eismäel lastele innustava õpikeskkonna loomise eest. Ja meie järgmine tunnustatud inimene on Kai Lass. Kai Lass on Veskitammi lasteaia juhi abi ja tema oskus pakkuda vajalikke nõuandeid ja leida praktilisi lahendusi loob Möldre maja töötajatele turvalise ja toetava keskkonna. Tänu Kai järjekindlusele ja täpsusele viidi rühmade kolimine läbi sujuvalt ning lapsevanemate positiivne tagasiside kinnitab tema suurt panust. Määratus. Suur aitäh, Kai Lass, Veskitammi lasteaia juhiabi lasteaia töö järjekindla toetamise eest. Aga meil on umbes pooled auhinnasaajad küll järel. Sa ei saa kuule, sul on mõistatuste koor, kus sa kavatsesid minna. Okei, et sul polnud kedagi võtta, siis jätsid meelde, et kui olümpiaadile vaja minna, siis mina ja kui vaja vastata, siis jälle mina. No nii sa oled, kuna sa oled nii usin, aga vaata, kui suurel lillekimbu sa saad, kui sa nüüd õigesti vastad. Väga ilus. On nii, saad ka hästi Oota ka, kui mööda panen. No sa saad ka selle. Kes on meil siis järgmine esineja? Meil on kõike siin nii üllatusi täis, et muide ka meie laval olevad inimesed ei tea, kes järgmisena laval astub, vaid näeme seda siin videoekraanide vahendusel ja meid on hoitud kõik üksteisest väga eemal. Kas sa tahad, et ma ütlen välja või ei taha, et ma ütlen välja? Ma tahan, et sa ei ütleks välja, sest sa ei tea ju seda, eks ju. Ei. Aga juhata see sisse sinule omasel moel. Teie ette tuleb särav, andekas. Ilus ja noor. No, igavesti. Sest kõik on ilusad ja noored igavesti. Ja ta kindlasti on midagi mulle õpetanud. Kerri Padar!
kes tuleb. Mina tervitan omalt poolt ka kõiki õpetajaid, praeguseid ja endiseid, oma kindlal põhjusel, sest nagu minu CV ütleb, olen diplomeeritud õpetaja, aga sinna ma ei ole jõudnud. Nii et ma tean, mida te tunnete ja kuidas te tunnete ja teil on tore näha nii palju, enamasti on muidugi kõik naised meil, aga see vist on paratamatus, et nii on. Minu kõrval on Anna Jaama, kellega me oleme siin juba väga-väga kaua koostööd teinud ja esimene laul, mida ma teile laulda tahan, ongi see räägibki sellest, mis seisus ma täna olen. Ma olen tõesti õnne tipul, et viimane aasta on olnud täiesti hullupööra tore ja vahva ja tore olla siin teiega koos olla. Kuigi teised selles imet ehk ei näe, kaasalaulmise saadet tehtud 10 aastat ja rohkemgi veel. Kerliga pärast veel eraldi, nii et 10 aastat mina ja Kerli 8 aastat, nii et meil on tegelikult väga tõsine side Kerliga. Aga järgmine laul on mulle väga oluline, see on nüüd natukene aeglasem, ilusam ja ma olen aru saanud, et see on ka kuulajatele hinge läinud ja see on paljugi võiks öelda veel. Kallis, juba auramas kohki su jaoks, kui see tunne hull oli möödunud päev.
palju ütlemine või vähe ütlemine, see on ka õpetajatele väga oluline, et ma olen alati mõelnud selle loo juures, et me peaksime rohkem rääkima oma lastele ja lastelastele, et ei jääks hiljaks pärast, et ei teagi, kes millega hakkama on saanud või kuidas elu läinud on, nii et alati tuleb rääkida. Ja nüüd see viimane lugu, see on, ütleme, selle viimase aja, minul ei ole neid suuri hitte teab mis olnud, aga selle kirjutas Tõnu Raadik, teksti olen ma ka jälle ise teinud ja mulle väga meeldib see tekst, sellepärast et eks ma üks lillelaps olen olnudki kogu elu. Ehk siis see on lillelapse tango. Ta võib-olla on tangost natukene võib-olla kaugel, sest Arejaama tegi sellest niisuguse tümaka variandi. Nii et selle looga siis jätkame. Keeldudest ma ei hooli, hülgates kluse rüü, roosast pilvi ei maali, selles elu revüüs. Tahan käin palle jalu, värgin punases pea, suve järgi on janu, väikest nautima pean. Kas mul seljas on mõni või mu käe peal tattoo? Samaks jääb minu nimi, aga tunne on luus. Selles sumedas öös tahaks tantsida tangot, lillelaps minu sees. Ammu otsinud teed, saanud vabaks mu meel ja mu hing ja mu süda, sillad põletan teed. Minu elu on see. Mässib endasse mind, elu ise on ime, ongi vaba mu hing. Kas mul seljas on mini või mu kaelad tattoo? Samaks jääb minu nimi, aga tunne on luus. Selles sumedas öös tahaks tantsida tangot, lillelaps minu sees. Ammu otsinud teed, saanud vabaks mu meel ja mu hing ja mu süda, sillad põletan teed. Minu elu on see. Selles sumedas öös tahaks tantsida tangot, lillelaps minu sees. Ammu otsinud teed, saanud vabaks mu meel ja mu hing ja mu süda, sillad põletan teed. Minu elu on see. Reet Linna, rõõm näha sind, kuule. Lillelaps, nagu sa siin endast laulad. Millal sa kandsid siis viimati mini? Seelikut. Mitte eriti ammust, jah?
Hea, ma arvan, et võib-olla ma ei ole kindel, kas ma sel suvel kandsin, aga ei, koduses tingimustes kindlasti. Mis su saadus siis on? Sul on juubelituur ja ma vaatan, sa lähed iga päevaga üha ilusamaks ja nooremaks. Mis sul nipp siis on? Kuidas sa teed seda? Ja naudi elu, naerata elu. Sa oled ise kaksik, sa peaksid teadma, mis see on. Et tegelikult ega seal ei olegi seda küsimust esitatakse tohutult. Mul ei ole mingit valemit. Ma käin, täna hommikul käisin, tegin oma kõnni ära, kepikõnni ja midagi. Naeratan ja vaatan elule otse vastu ja jorisen kodus. Kui teie ette tulen telesse sinna, siis... Oled heas töös? Olen heas töös. Sul on tuur, juubelituur tegelikult lõpusirgel, homme on viimane kontsert, aga ma ei tee siin reklaami, siis ma saan aru, et sellel ei saagi piletid osta, see on kõik välja müüdud, nagu ma aru saan, jah? No vähemalt need Tartu ja Tallinn olid küll, jah, endalegi üllatusena. Juhtuski. See on tore kuulda, aga vallavanem toob sulle vaatugi ilusa kimbu, kui hästi see sobib sulle. Mis tundub. Mina käsiga õpetajana panen kohe tähele seda. See on just, aga paneme selle laua peale. Me jätkame siis nüüd laureaatide autasustamisega ja vallajuhid tulevad meile siia appi kätt suruma ja auhindu kätte andma ja meie kutsume siis samamoodi teid siia ükshaaval lavale. Ja alustame Terje Tammega. Terje Tamm! On Laagri kooli õpetaja, kes paneb töösse oma südame ja hinge. Ta hoolib oma õpilastest, lapsevanematest, kolleegidest ja kõigist, kes teda ümbritsevad. Tema poole võivad nooremad kolleegid alati julgelt nõu küsima minna, kartmata, et peaksid tundma ennast ebamugavalt. Tänu ainealastele kompetentsidele tullakse tema juures tagasi heade soovituste ja toetava sõnama. Ja vaatame tulemusti kolleegid, kui tõsta tema mõnus. Terjel on oma fänklubiga siin olemas, seda ka vaadata. Aitäh Terje Tamm kooli toetava ja lapsi innustava panuse eest. Ja mul on rõõm kutsuda siia Kaur Alle, Laagri kooli peamaja õpetaja. Ja Kaur on saanud endale väga kõrged nõudmised ja järeleandmisi kvaliteedis ei tee, mis on toonud talle tunnustust nii õpilastelt kui ka kolleegidelt. On kaugelt näha, et tema töö paneb tal silma särama. Ta tahab, et kõik tööülesanded oleks tehtud ja tehtud hästi. Töö kõrvalt jõuab Kaur panustada aktiivselt ka ülikooli õpingutesse. Palju õnne! Suur tänu ka tänamisi Laagri kooli peamaja õpetaja Kaur Alle lapsi ja kolleege toetava õpikeskkonna loomise eest. Järgmine preemia saaja on meil Ere Mägi. Tuleviku lapse ja õpetaja abi. Ere on alati väga soe ja päikeseline, võtab rõõmuga lapsed vastu ning lohutab koheselt, kui vaja on. Tema soe ja särav hääletoon mõjub lapsele turvaliselt. Ere on ehakiirte rühmas oma tasakaalukuse ja headusega ankruks. Aitäh Ere Mägi tuleviku lasteaia ja õpetaja abi laste ja vanemate toetamise eest. Ja mina palun nüüd siia Saue riigigümnaasiumi õpilasnõustaja Kaie Toometi. Ei tulegi keegi. Nii, kas meil on infot? Kus ta on? Kaie Toomet. Kaiet tundub, et praegu ei ole siin, aga Kaie saab kindlasti oma roosi, diplomi ja briljandid, mis mulle tundub, et seal karbis on kätte. Ja, sest et ta on väga tugevat ja tõsist tööd teinud, oma õpioskusi jaganud ja aega planeerinud enesekindlust avalikul esinemisel ja ta on äärmiselt empaatiline ning tema rahulik ja tasakaalukas loomus aitab rahustada ka kõige ärevamaid õpilasi. Kaie oskab leida kompromisse õpetajate ja õpilaste vahel, aidates luua kokkulepped, mis toetavad kõigi osapoolte heaolu, nii et üks tubli naine.
tubli naine on ka järgmine auhinna saaja, tema nimi on Juunika Ojala. Laagri lasteaia õpetaja ja Juunika on just see õpetaja, kes peab väga oluliseks lapsel igapäevatoimingutega ise hakkama saamist, et meie tuleviku tegijad oleks ennast juhitavad. Ta suudab viia uut materjali lasteni ikka ja jälle läbi huumori ja Juunika eestvedamisel on lapsed kogenud põnevaid ettevõtmisi läbi paljude aastate. Tema käe alt on sirgunud ja sirgumas julge ning hakkamist täist põlva. Nii et palju õnne, Juunika! Niisuguse sellise ilusa ilmaga on võib-olla kodus hästi palju tegemist aias ja kes teab kus. Mina palun siia nüüd Laagri lasteaia õpetaja Merle Urblepa. Jälle ei ole, ta on lasteaia vapilind Vares Kraaks koos oma kalli kaasa Klaaraga ja nende poeg Karl on just tänu õpetaja Merrele saanud elavaks Merle loodud näidendites ja seeläbi kogunud kuulsust lavalaudadel. Äkki ta lavastab kusagil parasjagu ja ei ole mahti tulla siia. Iga näidend on Merle lavastaja käel muutunud päevakajaliseks ja õpetlikuks, kujundades laste maailma pilti ning olles inspiratsioonis kõigile. Nii et me täname Merlet, ju ta saab oma autasu kätte. Aga järgmine inimene, keda me tänasel laval tunnustame, on Tiiu Pajur. Ja Turba kooli klassiõpetaja Tiiul on võime lapsi mõista ja ära kuulata igas olukorras, jäädes ikka rahulikuks ja hoolivaks. Õiglaselt nõudlikuna enese ja teiste suhtes on alati ka õpilastele eeskujuks. Nii et Tiiu Pajur! Aplausid jõuavad, kostavad ja jõuavad temani. Nüüd aga järgmine laureaat on Tiina Umbsaar, Turba kooli lasteaia õpetaja. Õpetaja Tiina on lasteaia tegemiste tutvustaja läbi arvukate ajalehe lugude. Ta on looja ja loovust kujundav õpetaja, kelle inspiratsioon nakatab nii lapsi kui ka kolleege. Palju õnne! Ja me täname siin Turba kooli lasteaia õpetaja Tiina Umbsaar lastes loovuse ja loova mõtlemise arendamise eest. Me kutsume nüüd õnnitluseks lavale Kaire Källo. Kaire on Riisipeale lasteaia õpetaja, on lastega suhetes alati sõbralik, tasakaalukas, kuid samas nõudlik ja autoriteetne. Ta on teeme ära suhtumisega. Kaire on aktiivne kaasamõtleja ja ettepanekute tegija lasteaia arendustegevuses. Aitäh, Kaire Källo, lasteaia arengusse panustamise eest. Ja nüüd peaks tulema siia oma austust ja auavaldust kätte saama Kristiina Teresa Subi. Ruila põhikooli õpetaja. Kristiina Teresa Subi on erakordne laulu- ja pilliõpetaja ning kooriõpetaja. Kristiina suudab sütitada õpilastes armastust muusika ja laulmise vastu, aidates neil leida enesekindlust ja väljendusvabadust. Viimasest laulupeost said osa 60 Ruila kooli modilast, kellele see oli unustamatuks kogemuseks saanuks osa Eesti rahvas suurimast kultuurisündmusest. Tema järjekindel töö ja pühendumus on andnud meie lastele hindamatu kogemuse osa saada millestki ilusast ja suurest armastuse muusika vastu. Ja meie järgmine auhinnasaaja on Helena Pihe. Ruila põhikooli õppejuht, kooli ja lasteaia õpetaja. Helena õpetab õpilasi mõtisklema ja tantsu sügavalt mõtestama. Iga liigutus, iga koreograafia kannab enda sõnumit ja aitab lastel mõista, kuidas tants võib olla emotsioonide, ideede ja lugude edasiandmise vahend. Õpetaja
Helena on aastaid viinud Ruila suured ja väikesed tantsulapsed tantsupeole, pakkudes tervele kogukonnale uskumatult liigutavat elamust. Aitäh, Helena Tihe! Seal Ruilast on seda inspiratsiooni olemas, sest meie armas Leino Tungal ju elab seal ja tema ema on olnud Ruila kooli õpetaja kunagi. Nii et sealt need tulevad, need head õpetajad. Aga nüüd Karina Loover, Nissi trollide õpetaja. Palun, tule lavale. Jooksuga kohe. Karina loominguline lähenemine ja personaalne tähelepanu iga õpilase arengule on aidanud lastel avastada oma anded ning kasvatada enesekindlust. Samuti on Karina panus Saue valla kultuuriellu märkimisväärne, luues sidemeid ja tõstes huvikooli tuntust laiemas kogukonnas. Korraldamise eest. Teeme siis kõikidele tänase auhinnasaatele suure ühise lõpuaplausi. Nüüd tuleb Reedaga meil see küsimuste-vastuste voor ja tema peab arvama ära, ta on ju kogenud laulja, kogenud saatejuht ja võiks nagu aimata õhust, kes on see järgmine laulja, kes siia tuleb. Aga kui Kerli tegelikult teadis Reetina tulekus siia lavale, siis Reet tegelikult, sa ei tea päriselt ka, kes siia tuleb? Ja päriselt ma arvan, et ma ütleme niimoodi visuaalselt ei tea küll, kes tuleb. Ma nägin mingit nime seal, aga see ei öelnud mulle mitte midagi. Ta tõesti ei tea. Me oleme selle, ma olen sulle vihjed, aga ma tahaksin, et sa jooksid välja ikkagi see, vaata nende vihjetega selle oma kuulsa selle hitlauseni ja sealt tuleme. Oskad sa seda veel? Ja muidugi. Ja sealt nad tulevad. Suurepärane. Me oleme harjutanud, aga ma annan siis Reet sulle vihjed. No ta tuleb siia, nagu sa aru saad, musitseerima, eks ju? Ta on mees. Vaata juba pooled, eks ju, või see arvata langesid kohe välja. Seal oli veel X oli seal taga. Ja Mr. X, jah. Ja Mr. X, mina ta näin ühte, see ka Georg Otsta ei ole. Nii, ma ütleks, et saad aru, et ta on muusika, üsna tunnustatud muusik, eks ju. Ja te tutvusite, ta tunnete nagu, 80-ndate. No ei olete nagu üsna lähedased kaanud, ma võiks öelda. No ma ei tea. Ei, jah. Need on Marko Nipid, ta on ennegi seda teinud, et ta tõmbab siin taneks. No nagu sa aru saada, tantsust mõned aastad noorem. Aga me ei avanda inimeste vanuseid siin, eks ju. Nii. No ta on, võib öelda, et peaaegu sama kuulus kui sina. No kui kummaline, ma ei tea, seda ma ei oska hinnata, kui kummaline ta on. Seda võib-olla oskad sa ise paremini hinnata. Kui kummaline ta on? No ma arvan, et ta on täitsa lahe, kui ta ikkagi sellisesse lahedasse seltskonda tuleb ja kutsutud on, et mis ta nüüd nii väga kummaline. Me sinuga oleme siin kummalised kahekesi. No nii, no ta tahab igatahes sinuga siin väga kohtuda ja ma arvan, et sina tahad ka. No see kohtumise hetk nüüd tuleb. Tee siis oma kuuluslause ja siis see tuleb. Ma ei tea, kummalt poolt. No ma võin ausalt öelda, tee mõlemale poole, siis tee 2 korda. Ma võtaksin selle mapi ära. Ja sealt ta tuleb. Tere Robi, tere Martin. Tere, tere. Küll ma rohkem intervjuud ei anna, igaks juhuks.
su nime. Kui näen su huuli, lausuma silmale sõnu peas. Tundub, et jahutust leidma pean. Ja ma tean su nägu, kui näen su mõrked silmi, pildumas nooli, mis mööda ei lähe. Annaksin sõrme, kuid kaotaksin käe. Läbi kõrvetava kuumuse hüüad sind jäätis, las ma loobutan su maiseid muresid. Jäätis, jäätis ja ma tean su sisu. Kui murdub murega suur, südani soojad su käed. Ära nii sulangi sinu käes. Rebi minult justkui oleksin su jäätis, läbi kõrvetava kuumuse hüüan sind. Jäätis, las ma loobutan su maiseid muresid. Jäätis, las ma kustutan su metsikuid tulesid. Jäätis, jäätis, jäätis. Arvata veidi, siis see lugu kandis pealkirja Jäätis. Kirjutasin ma selle loo üllatus-üllatus oma suurest armastusest jäätise vastu. Ja muide, miks meie selle siia kohe algusesse täna siin valisime, on see, et see põhjus, miks ma nii hirmsasti armastan jäätist, istub siin samas saalis. Ja tõesti sündinud lugu ja reaalne fakt on see, et kui minu ema mind ootas, siis ta sõi raseduse ajal tohutult palju jäätist. Nii et ma ei tea, aitäh sulle selle eest, muidu seda lugu ei oleks olemas. Aga teiseks me mängime siia ühe loo, mis on pühendatud meie elu suurimatele õpetajatele. Ja meie poegadele ja see lugu on samuti elust enesest, et mõned aastad tagasi olime peredega koos Roberti suvilas. Oli siuke kevadine ilus maikuine päev, lapsed, nad olid siis 3-4 aastased umbes, mängisid jõe kaldal, see oli õigupoolest ojakene. Muide, ka üks täiesti reaalne fakt on see, et selle oja nimi on muide Tõnu Oja. Lapsed mängisid Tõnu Oja ääres. Ja minul ja Robertil olid kitarrid kaelas ja see lugu sündis väga spontaanselt. Ja meie ka mängisime Tõnu Oja ääres. Nii et see on Ojapojad.
öösel. Pojad, laulavad kalda peal. Need on ojas voolab karge vesi. Seal saab puhtaks pesta käsi. Mängi, mängi, poja, poja, et saaks laulda, laulda oja. Oja, poja, mängivad kalda peal. Need on oja, oja. Nad on pojad, neil on aega ja nad mängivad kalda peal. Püksid on peas, õnged on käes, elu on ees. Nad on pojad, neil on aega ja nad mängivad kalda peal. Püksid on peas, õnged on käes, elu on ees. Püksid on peas, õnged on käes, elu on ees. Püksid on peas, õnged on käes, elu on ees.
saada, et saal on täis õpetajaid, nii tublisti kuulasite. Siia meie etteaste lõpetuseks täna mängime ühe Marteni loo, mis haakub hästi ka taaskord minu emaga. Nimelt temal on kombeks oma Prillitossi saateid lõpetada loosungiga Elame veel, teadagi. Ja juhuslikult selle Marteni loo pealkiri on Tantsime veel. Nüüd aitäh veel kord meid siia kutsumast ja loodetavasti see väike üllatus siia pühapäeva tõi mõnusa sükse särtsu. Me näeme niikuinii Pärnus. Koolipäev. 1, 2, 3 ja... Aitäh, Robert Hinna ja Martin Kulis, aga ärge minge ära, te olete niikuinii kohe tagasi tulema siia. Et jääge parem kohe siia, et meie selline pidulik gaala hakkab jõudma lõpusirgele, meil üks selline pidulik finaal-laul tuleb siin veel, aga siis me ootame kõiki, kes täna laureaadi tiitli ja auhinna said sinna väikesele meie fotonurka ühispildistamisele ja ka teile, head õpetajad, kõik, kes soovib pilte teha, meil on siin 2 fotograafi, paluge neid lahkesti endast pilte teha, nad teevad seda suurima rõõmuga. Ja kohvi ja magusalaud on samuti kaetud, et saate veel omavahel mõtteid rääkida ja üksteist tänase päeva puhul õnnitleda. Ja muide on ka Lauluväljaku külastuskeskus avatud, kes tahab vaadata meie laululava ajalugu, sealt võib ka sealt üks korrus allpool läbi osta. Aga nüüd ma palun kõik lavale, kes siis siin täna on olnud
Robertina, Martin Kuningas, Peeter Põder, Are Jaama, Kerli Vadar ja loomulikult Reet Linna. Meie pidulik lõpu ühislaul. Mina valisin selle, tegelikult öeldi mulle, et otsin nüüd üks lugu, millega lõpetada ja siis selgus, et mul ei ole mitte ühtegi lugu, kus õpetaja oleks nagu nimetatud lausa. Ja siis ma võtsin ühe loo, mida me kõik tegelikult päris hästi teame, mida kunagi Jaak Joala laulis, aga siin on esimesed sõnad, et ma ei ütlegi, et tegelikult et seda laulu me laulame ka kontserdil muide homme rahvaga koos, aga see on Butterfly tegelikult. Ja selle esimesed sõnad räägivad kooli minemisest ja sellest, kuidas ema viib. Nii et kui te tahate kaasa laulda, siis laulge kaasa, sest see on tervituseks ja selleks toredast tähtpäevaks, mis eile ja mis täna veel jätkub. Praegu väike töökoosolek, kõik pannakse paika. Käisin koos